kollases vormis siis külalised Pärnust, Pärnu jalgpalliklubi Vaprus ja kodumeeskond FC Flora juba tavapärases rohelises vormis. Kristjan Saarts palli taga on ja Tomi Rahula vilistab selle kohtumise avatud. Mängivad kokku Poom, hästi ja Luka pääseb läbi, pääseb kasti ohtlikult, vaatame, tuleb seal see terav pall kasti, Riiberg ulatub selleni, aga pall võtab palli, Beglaršvili, tuleb see pall sinna kasti ja oi, Hendrik Vainu võtab selle olukorra ära, kui saab. Ja nüüd pigem jooksevad ja joonelt tuuakse pall ära, aga olukord jätkub. Ja klaaritakse nüüd Error Riiberg, löögile tuleb, vaatab, pall on lahti ja siiski lüüakse Tutki poolt. Mängitakse lahti, Sapinen tuleb vastu, tagasi Beglaršvilile, tuleb pall taha postikasti, seal on olemas Joonas Tamm ja on 1-0 olemas. FC Flora läheb 42. minutil juhtima. Ja oli see Mihkel Ainsalu siiski see mees, kes tagapostis õigele positsioonil oli ja väga valusalt Vapruse jaoks. Mängitakse lahti, Sapinen taha posti ja tuleb sealt ära ja vahetuses sekkunud Mark-Anders Lepik on hoopis see mees, kes 4. üleminutil Flora 2-0 ja 3 punkti siit kindlustab, nii et oli Vaprusel moment, sööduandjaks oli mehel täna siis 2 värava söötu kirjas ja ilmselt ka nüüd see mäng Tomi Rahula poolt lõpu leiab ja Ainsalu 42. minuti väravast, Lepiku 4. üleminuti väravast Flora siin tabelisse 3 punkti kirja saab.